Ajakiri Eesti Naine toob kord nädalas eetrisse uue osa vestlussarjast Iga naine on lugu. Mina olen saatejuht Piret Kooli. Tere sulle, kes sa meid kuulad. Minu tänane vestluskaaslane elab üht oma tööelu hullumeelsemat aastat. Ta on kutseline koorilaulja, kes ainuüksi viimaste nädalate jooksul on just seetõttu teinud maakerale vaated ringi ümber. Tal on 25 kolleegi. Peaaegu sama palju aastaid on ta kutselise lauljana kohvrit pakkides veeretanud mõttes 4-sõnalist salmikest. Kingad kleit, noodid, meik. Ja tema töö on sõna otseses mõttes tuua rõõmu ja hingekosutust üle maailma neile, kes klassikalise muusika kontserte armastavad külastada. Aga jah, mu abikaasa pidas vajalikuks seda mainida, et kas oleks kunagi arvanud, et üks tüdruk väikesest mõisakülast, kes elas viinapoe peal, leiab ennast ühel hetkel Carnegie Halli laval ja leiab oma nime kavas kirjas. Et see on miski, mille üle uhke olla ja eks ma natukene olen ka. Kuid mida see kõik ühelt lauljalt päriselt nõuab? Ja milline väljakutse on see talle kui naisele, emale ja abikaasale? Mul vahel on selline tunne, et meil on selline sobitatud abielu, aga ma olen abielus korraga 25 inimesega. Ja miks ma tõmban paralleele just selle abieluga? Et üks kolleeg hiljuti just ütles täiesti südame põhjast, et ega see ikka päris normaalne ei ole, et ma näen oma kolleege rohkem kui oma abikaasat. Ta on kõrgelt koolitatud sopran, kuid ka kirjanik ja luulekogu autor. Ta on Grammy võitja. Mul on täna külas Annika Lõhmus.